tantsu, nagu seda on lindihopp ja lindihopi aluseks nagu ka paljudes muudes tantsudes on õõtsumine ehk siis bounce ja selleks, et see hästi välja tuleks, siis keha raskuse me viime päkkadele, ehk me oleme natukene kergelt ees ja see õõtsumine hakkab toimuma põlvedest ja see õõtsumine toimub siis suunaga alla, ülakäega on hoitud ja siis põlvedest päkkadest toimub siis õõtsumine alla. See on siis kogu tantsu alus. Me saame selle sama õõtsumissammuga vahetada ülalöögi jalga, saame vahetada ülalöögi ja raskust ühelt jalalt teisele. Nii et see on tantsu alus, mida ägedamalt sõõtsud, seda parem lindihopp tantsijas oleb. Kui see üldse jõudsu, siis ei ole see lindihopp. Nii, vaatasime, kuidas siis tantsida kahekesi, ehk vaatasime kõrvuti asendit. Algas siis sellest, et juhtija on vasakul poolt, paneb oma käe järgija selja peale ja järgija paneb siis oma käe juhtija lähemale põlale või käsivarrele, nii et meil tekib tugev ühendus, tugev, aga selline tuntav ühendus, kus siis käsivaate juures ei võimaldab oma järgijat juhtida nii ette või ka siis taha. See ühendus on siin väga oluline. Ja meil on võimalus ka siis ühendada teine käsi, selleks me siis kõrvuti asendis viime välimise jala natukene ette, sisemise jala natukene ka ja kui me ühendame siis vaba kätt, juhtija peopesa üles, järgija peopesa alla, näpud paarilise kõhu poole ja laseme selle alla. Et see ühendatud käsi, kui me oleme kõrvuti asendis, on täiesti selline pingevaba, et see ühendus on sümboolne. Ja vaatasime siis sellist tantsusammu, nagu seda on ruu, ehk me lihtsalt ühed jalad viime raskuse teisele, tavaliselt alustame siis liikumisega ette, ja see on tantsusamm, mida võib täiesti vabalt tantsukorraldajal kasutada ja tunda nagu tantsimist rõõmu. Edasi vaatasime sellist sammu, nagu seda on rockstep. Rockstep on samm, kust ma siis astun taha, või korraks raskuse sellele takkusele jalale, et ma korrekti tagasi. Rockstep, et algab samad jalad ja lõpeb samad jalad raskus, aga korraga vahepeal viime raskuse teisele jalale. Ja kui me siis kõrvuti asendis seda teeme, siis me alustame seda välimisest jalast, kui me on kõrvuti, siis meil on rockstep, see sama selline. Ja vaatasime siis kahte lihtsalt põhisammu. Üks nendest oli 6 löögiline, kus meil oli rockstep ja 2 vaimissammu. Välja näeb see nii, et meil on rockstep, vaimu ja rockstep, samm, samm, rockstep, samm. Vaatasime 8 löögilist põhisammu, kus me siis 2 vajumissammu vahele paneme 2 ühelöögilist astumist. Nii et välja näeb see nii, et meil on rockstep, vajum, astum, vajum ja ja olgu siis kohe ennetavad tööd, et nende sammudega ei pea üldse palju liikuma. Et need võib täiesti rahulikult teha täiesti vaikselt ja väikselt koha peal, et pigem on tähtis see, et meil on see ühine rütm oma paarilisega ja et me viime seda keha raskust tõesti ühelt jalalt teisele. Korraks ikkagi see vähk tuleb see põranda juurest lahti, ta ei lohista seda jalgaliselt tantsupõranda, vaid meil on ikkagi astumine. See on siis selline mõeldud. Ja